tere tulemast vaatama Corner 1 2025 hoovikordisarja Raassilla GP-d. Kuidas me segame jääda selle aasta omaga, see on ikkagi veel eelmise aasta oma, natuke läheb aega. Aga valist mul tervet videot salinud ei ole, kaamera oli mingisuguse quick clipi asja peale läinud ja tõmbasin. Sain siit 2 klippi 15 sekundist ainult. Aga rajal siis sprinkler, mida varem polnud kasutatud. Kvali tulemus oli mul väga hea, startisin B-hiiti 4. kohalt. Ennast oli siin tegu isegi kvali võiduga enda klassis. Ja siit tagant tuli siis Rakett. Rakett, kelle nimi minu meelest oli Joonas Veste ja hoidis ta siis stardis esirattaid kätega kinni ja sai sellega mega stardi, viskas ennast vahele. Ja kolmekesi kõrvuti ilmselgelt sinna kurvi mahtuda ei ole võimalik ja mina sellest kannatasin ja kukkusin siin siis hiiti viimasele kohale. Kuna rada on selline nagu on ja siin konkurendid on sellised nagu nad on, et tegelikult ikkagi võiksid olla minust kiiremad, lihtsalt nad ei harjunud selle sprinkleriga ja muuga nii kiiresti, kui mul siis õnnestus. Siis ega mul siin hiitis suurt midagi teha ei olegi. Nii kaugele maha jäänuna. Ees minnakse siin Jokkerisse, saan küll lähemale. Ise käisin Jokkeris kohe ära. Aga ma ei saa talle piisavalt lähedale midagi proovida ja junior klassi sõiti vastan saasti saada. Just sellel aastal siin oli veel U14, siis selle klassi nimi, aga isu on sama. See sprinkleri sektsioon oli iseenesest huvitav ja sinna tuli, seal oli paar erinevat viisi, kuidas seda võtta, aga mulle tundus, et ma sain selle nagu suhteliselt hästi käppa. Lihtsalt, et mul kahjuks ei olnud selle oskusega siin midagi teha. Hiljem oli siin veel igasuguseid draamasid, millega kõigepealt oli siin draama sellega, et kas seda kätega kinni hoidmist tohib teha reeglitest. Me vist seda punkti lõpuks ei leidnudki ja kuna oli küll aru saama, et see on ilmselgelt ebasportlik, aga seda kirjas ei ole, siis otseselt ei saa karistada, kuigi võistajatena leidsime sealt küll punkte, mille järgi saaks sellele karistuse küll väänata. Aga nii ta jäi ja teine punkt oli see, et lükkas mu sealt seina, seda ka seal menetleti ja lõpuks siis saadeti see võistleja sealt võistluselt üldse minema. Sai ta siis disklahvi ühel põhjusel, mida ei tohiks ühelgi kardiga autospordivõistlusel juhtuda. Aga see selleks. Minu ette siia sattunud Karl L. Ja oluline on see, et siit hiitist siis viimast 2 kukuvad C-finaali. Ja siin nüüd Karl läheb spinni, tähendab, et ühe koha ma siit ikkagi teenin. Aga kuna veel ühte kohta oleks vaja teenida selleks, et jääda B-finaali, siis asi on endiselt keeruline. Lootus mul veel surnud ei olnud, kuna ma ei näinud, et siin noored tegid vigu ja vahepeal kaotasid aega. Aga kuna ma ise kõige stabiilsemalt otseselt ei sõitnud oli, ise veits kuri ja polnud siin päeval ka nii palju nüüd sõitnud, et mingit erilist stabiilsust oleks. Siis jäin ma ennast ikkagi vaikselt maha. Karl küll nüüd tagant enam kimbutama ei tulnud. Aga edasi ma ka enam ei liikunud ja võin praegu öelda, et siia 7. kohale ma jäin. Ja sellega kukkusin siis C-finaali. Kuigi siit eest saadi disklahv, siis ma rääkisin ka vahepeal seal kohtunikega ja üritasin nagu seda pointi välja tuua, et kui seda võistlejat nii-öelda eksisteeri enam nii võistluses, siis et miks ma välja kukun, et miks ei tekitada sellist olukorda, kus see sõitja vahelt ära võetakse. Selle asemel pandi sinna finaali lihtsalt üks vähem sõitja ja ma kukkusin ikkagi C-finaali. Startides seal küll esikohalt, aga oleksin väga tahtnud seda B-finaali pääsu ikkagi, sest siis oleks olnud etapi võit kindel. Siin ma olen nüüd
mingi heriklassis hiti võitja nii-öelda. Midagi minust eespool ei olnud, kuna Vester sai sklahvi. Boksi tagasi. Ei olnud ma siin liiga rahul ja tegelikult pärast seda välja astumist jarutasin otse kohtunike laua juurde. Nüüd siis C-finaal. Stardin pole positionilt esikohal. Ja siin finaalis siis enamik heavy klassi sõitjatest ka kohal olid. Liiga palju neid siin ei olnud, kuna samal päeval toimus ka open kart Laitses, siis paljud olid sinna läinud, ka tippsõitjad. Stardis jäin Karl Õllist ette, meil oli omavahel siin ka väiksed kokkulepped, et mida teha, et üritame üksteisel aidata jokkerid ära võtta ja siis kindlustame 1-2 ja Karl võiks siis selle esikoha siit finaalist omale saada, sest mind standardklassi arvestusi huvitanud ainult Evi. Siin sai üks teine sõitja kohe teisele kohale ja proovisin minu vastu hakata tulema. Rada on ka nüüd märg, et see sprinkleri sektsioon küll on märjem kogu ülejäänud rada, aga ka ülejäänud rada on siis ikkagi märg, mitte nii märg, kuid siiski. Ja siin rajal on selle märjaga selles mõttes keeruline, et erinevaid trajektoore võtta on väga raske, kuna on kitsas rada seinad ääres, et ei ole väga võimalik võtta erinevaid trajektoore kurvides, võid küll proovida, siin kurvis äkki midagi õnnestub, aga enamikes kurvides tuleb sõita ikkagi ideaaltrajektoori, kus on kumm maas ja väga libe. Pead kuidagi suutma sinna ära mahtuda. Ütleme nii, et kõige mugavam sõidukogemus ei olnud. Kui kuivasin peale sprinklerit, oli see veel see efekt ka lisaks, et järgmises kurvis oli peal treffid märja. Siis oli veel libe. Nüüd on muidugi iga pool libe. Nii, ja Läll ilusti aitas mul siin selle jokker ära võtta, pidurdas seal konkurente niimoodi, et ma sain peale jokkerit ikkagi esikohal väljuda. Teen siin väikse vea. Nii, ja nüüd laseme Lälli ette. Nüüd on minu kord lasta temal jokker ära võtta. Ütles mulle vist seal näidata, et tee vahet. Seda ma hakkangi tegema. Lükatakse mind tagant ja mina lükkan selle pärast Karli. Saan tal ilusti ette minna. Ja pean ma nüüd siin tagumisi kinni hoidma. Natukene juba suudame siin vahet teha. Siin kurvides oli mu põhiline võimalus, sest siin ei ole väga võimalik kuskilt kohe vahele saada. Nii, ja oleme juba sellise, ütleb, natuke alla sekundise vahe suutnud Lällile kätte mängida. Läheb läk jokkerisse. Saan mina uuesti liidriks ja Karl väljub teisele kohale ehk kõik ideaalne. Ja nüüd siis oli nii-öelda Karli ülesanne pidurdada tagumisi, et kedagi sealt eviklassist minu vastu tulemas ei oleks, aga samas hoida teist kohta. Ja minu ülesanne oli siin siis rahulikult ees sõita ja jätta lahti võimalus viimasel ringil siis Karlile finaali esikoht anda. Vahepeal toimus seal taga veel igasugust võitlust. Ja siin rajal kohati võis tekkida selline tunne, millal see sõit lõpuks ära lõpeb, sellepärast et ringe tuleb siin oluliselt rohkem kui teistel radadel, sest ringi aeg on nii lühike. Aga endale see otseselt nii ei tundu, et sõit väga lühike läks, sest ringe tuleb palju, aga kuid on lühike, siis kurve on palju ja jääb ikkagi selline nii-öelda täisväärtusliku ringi tunne. Näiteks Karli on sigaretkõrra oskusi minu taga püsida, sest tagant surutakse ja maa võib-olla ei olegi kõige kiirem siin praegu. Ma mäletan, kui hea see kart oli, mis mulle siin anti, aga
aga eks ta selline kirgi küttev sõit oli, hüppame siin natukene edasi. Katan. Minu arust oli keegi teine peale Karlise, kes mind siin ründama tuli. Just nii on. Suu 14 sõitjatest minu meelest see on. Ja ma ütlesin, ei saa. Minu ülesanne oli nüüd jälle teda pidurdada, et Karl temast uuesti mööda saaks. Väga keeruline osades sektsioonidesse see kaart keerama saada ja nende koonuste osas ma kartsin ka, see läksin kui väga lähedale praegu, et nende koonuste puute eest sai ka korraliku karistuse, et seda ei tohtinud kindlasti teha. Ja ma ikkagi korralikult peab siin selle kaardiga maadlema, et seda keerama saada ja saades kohtades. See on olnud mina vahel kellelgi. Ikaani sektsioonist keerama saada oli seda kaart ikka eriti raske selle viimaga, lihtsalt alajuhitavus. Mitte kuidagi ei taha see kaart sinna kurvi keerata. Võtame veel edasi natukene 11, siin 13 paar ringi veel jäänud. Jälle siin vahel. Viimane ring. Lasen Karli mööda. Ja tal see nüüd laiaks, sest ta käis ka seinas. Lasen tal minna. Ja strateegia täidetud. Saime mõlemad jokerites ära käia ja Karl esimene, mina teine, nii nagu planeeritud. Öelda, et hooaja parim tiimimäng ilmselt, kuigi otseselt tiimikaaslastega tegu ei ole, siis hooaja kokkumäng, ütleme nii. Minu jaoks siis heavy-klassi võit, esimene võitkorner ühe sarjas. Ja see on minu punktitabeli seisu jaoks väga hea. See on kurvi mu peale, et ma seda strateegiat tegin tõenäoliselt mingit muud põhjust, ma otseselt veel ei mõtle. Ja tõpsid kohe spinni ka, Tarma. Jäin selle mõistusega väga rahule veel nii jälle. Ja ütleme siis tõesti, et nagu Artin hiljem ütleb, siis Põltsamast tõesti tundus, et õnn on pöördunud. Tulemused väga head. Näeme juba varsti juba järgmistes videotes. Jätan teid siia lõppu kuulama. Aga jah, kõikide D-finalistid võit käes, noh. Kes? Saime Karrile ka mängida positsiooni juurde. Hästi tehtud, ma hoidsin ilusti, ma lasin sulle ära käia. See aitas räigelt. Jaa, ma praktiliselt seisin seal, et sa tagasi jõuad. Suurepärane ja Silver, esimene 90+ klassi võit tuli ära, õnn on pöördunud härra Jõhvertile, palju õnne veel!